Tervist! Tahan teile näidata, kuidas LibreOffice Writeris saab mõningaid funktsioone kasutada. Ja kõigepealt on mul paremal pool siis avatud menüugrupp, kus me saame valida mitmeid võimalusi. Üks asi on see, et me saame valida kõigepealt kirjastiili. Ma tähistan siin ühe sellise osa oma materjalist ära. Ja nagu näete, siin on fondi nimed, siit ma saan siis valida vastavalt selline fond, mis mulle sobib. Näiteks olgu siis kas Margun Gothics, Aharoni või hoopis tükis meie vana hea tuttav Times New Roman. Leiame selle ka kohe üles. Siin on. Ja kui ma suurust tahan muuta, siis ma saan seda teha täiesti siit. Valida siis kas 12 või kui mingil põhjusel tahan ka midagi muud valida, võin ka lausa siia kirjutada näiteks 13 või 14, ise valides vastavalt. Nüüd, kui ma tahan, järgmine funktsioon, mida tahan teile tutvustada, on siin B-Bold, paljuski meil juba tuttav. See on siis see, mis võimaldab teha kas väikeseid tekstiosasid või üksikuid sõnu, siis nii-öelda rasvaseks eesti keeles või paksuks. Ja tavaliselt me mõlemat ei tee, et me ei tee rasvaseks ega ei tee kaldkirjana, aga näiteks kui te rasvase asemel tahaksite teha kaldkirja, siis me vajutame siin kaldkiri. Ja Ctrl-Z-iga ma saan selle tagasi. Kui mingil põhjusel me tahaksime, et meile meeldivad siit kasutada, saab ka siin üleval on ilusti avatud kõik need võimalused. Vajutan siit kaldkiri. Nüüd veel üks võimalus, kui ma tahan alla kriipsutada midagi, siis on võimalus selline, et ma saan valida kas siis sellise paksu lõigu. LibreOffice Writer pakub siin mitmesuguseid variante, aga kõige selline tavalisem on ikkagi, et me selliseid midagi muud ei tee, kui me lihtsalt tõmbame ta alla ühtse joone. Nüüd lähme edasi. Ja edasi on juba, et kui me tahaksime seda lõiku nüüd eraldi vormindada, et kuidas me seda peaksime tegema. See sõltub nüüd standardist. Üks võimalus on need lõigu võimalused on ära toodud. Nii nagu pildist siit on väga hästi näha, on siis joonda vasakule, joond rõhtsal keskele, joonda paremale või siis joonda rööpselt. Ja küllaltki sageli me oleme näinud, et sellistes töödes nõutakse, et joonda rööpselt. Ma vajutan seda siin ja nägite, et kohe muutus seda selliseks. Täppidega saab siis lisada täppe, näiteks kui ma kirjutan siia, et kass, koer ja rebane. Ja ma tahaksin, et nagu loeteluna välja tuua, siis on siis järgmised võimalused, et kas ma siis kasutan seda liiki täppe või hoopis tükis selliseid suuremaid mummusid nii-öelda. Või siis võib ka selliseid nagu ruudukuulisi tähti teha. Mis võimalused veel on? Loomulikult, kui ma neid kassi ja koeri ei taha mitte mummutada, vaid tahaks, et need kannaksid mingeid numbreid, siis ma saan neile anda sellise loenduse nimetus. Edasi tuleb meil vahed, lõiguvahed. Lähme selle lõigu juurde. Ja siin ma saan siis öelda, et kuidas ma neid, kas ma tahan siis lõiguvahet kõigepealt siis suurendada või vastupidi vähendada. Ja nagu nägite, ilusti siin on kohe näha, et mis on vahelõigu kohal ja mis on vahelõigu all. Ja antud juhul siis ma suurendan lõigu vahet, kui ma siia vajutan ja vähendan lõigu vahet, kui ma vajutan selle väiksema ikooni juurde. Et lõikude vahel te näete ilusti, et saab nii teha, aga saab võtta ka samamoodi neid lõiguvahesid saab siit valida. Ja teine võimalus on siis taane, et kuidas ma seda taanet teen. Samamoodi on siin siis, kui ma lähen kursoriga selle väikese punktikese peal on suurenda taanet, vajutan siia ja seda saan järjest niimoodi suurendada. Ja või siis, kui ma tahan tagasi vähendada taanet, siis ma saan liikuda vastavalt niimoodi. Ja täpselt samamoodi on taane teksti järel. Seda ma siis saan suurendada siit. Ja taane
teksti ees on siis siit. Kuidas talle meil läheb. Tänan, et kuulasite mind. Loodan, et sellest oli teile kasu.